Tere! Meie oleme Miia-Liseta Luik ja Marietta Köst Pelgulinna riigigümnaasiumist ning meie teeme hetkel oma praktilise töö raames podcasti. Meie podcasti nimi on Normpere ning täna on meil külas Kerli Kanniste, meie juhendaja, kes ennast samuti hiljem natuke tutvustab. Millest meie podcast räägib, on see, et kuna me oleme ise ka natuke katkisematest perekondadest, siis otsustasime, et me tahaks teha mingisuguse sellise toetava materjali inimestele, kes on ka samasuguses olukorras ning leidsime, et podcast on selleks kõige mugavam viis. Anname sõna Kerli Kannistele. Tere! Minu nimi on Kerli Kanniste, töötan siis Pelgulinna riigigümnaasiumis õpilasnõustajana ja eelkõige täna siin olen siis seetõttu, et olen teie töö juhendaja ja võib-olla selgituseks ka see, et ise siis õpin pereteraapiat, et loodetavasti sügisest jätkan. Ühesõnaga, et olen lõpetanud ära siis esimese alles sissejuhatava kursuse, aga tõenäoliselt kindlasti tahan jätkata, nii et tunnen, et natukene teadmisi on ja ilmselt ka oma elukogemuse osas ja ütleme koolis töötamise osas ja vanglas töötamise osas. Ja aitäh! Ning meie podcasti sisu tuleb meile laekunud küsimustest, millele me siis hakkame vastama koos Kerliga ning sisse paneme ka enda nii-öelda nippe või trikke, või kuidas meie oleme mingites sellistes olukordades toimetanud, kui meie elus on olnud selliseid olukordi. Aga ma arvan, et alustamegi siis esimese küsimusega. Marietta, kas sa oleksid ette selle? Jaa, tere ka minu poolt. Esimene küsimus siis. Mu sõbrad arvavad, et nemad on põhjuseks, miks nende vanemad lahku läksid ning toetamisel ei saa ma väita, et see pole päris nii. Kuidas teisiti toeks olla ja mida peaks ütlema? Kerli, mida arvad sina? Nii, kui ma sellest juhtumist nüüd aru saan, siis sõber tahab toetada oma sõpra, kelle vanemad on siis just äsja lahku läinud, eks ole. Ja kuidas teisiti toeks olla, mida öelda? Siin on ka, et ta ei saa väita, et see pole nii. Ühesõnaga, see juhtum natukene segaselt, aga ma saan aru, et ta tunneb muret selle üle, et ta ei tohi oma arvamust öelda. Mul tekib küsimus üleüldse, et mis pärast ei tohi. Et selles mõttes, kui nad on omavahel sõbrad, siis ta saab ikka neutraalsel, vabal viisil seda sõnumit talle edasi anda, et tema tõenäoliselt ei ole selles siiski nii-öelda süüdi, aga muidugi see oleneb ka sellest olukorrast. Selles mõttes, et lahkuminek pere puhul on igal juhul kõikidele osapooltele väga raske, väga emotsionaalne ja võibki olla veel nii, et võib-olla sõber just parasjagu veel ka ei võtagi sellist infot veel nagu ka vastu või ei suuda nagu ära ratsionaliseerida neid mõtteid, et mis on veel juhtunud, sest et kõik võib-olla on veel selles emotsioonis kinni. Ja mul tekib ka see küsimus siin, et kus tuleb üldse see nagu väide, et tema on põhjuseks, et vanemad läksid lahku. Et siit tekib see küsimus, kas see on see, et kas ta on ise kuidagi ka loonud äkki hoopis selle nagu loo või selles mõttes, et need emotsioonide ajal tunneb millegi pärast süüdi, et tasuks nagu ka seda poolt nagu ratsionaliseerida või enda peas nagu esitada seda küsimust, et kas keegi tõesti on seda nagu väitnud või on see temast nagu endast tulnud, sest tihtipeale lapsed tunnevad ennast süüdi, kui vanemad lähevad lahku. Aga samas siin puhul on ka hästi oluline välja tuua, et tegelikult vanemate ja laste vahelised suhted on täiesti nagu erinevad suhted. Et kui vanematel on tüli, siis on vanematel tüli, vanemad ei tohiks kaasata sellesse lapsi. Kui lastel on omavaheline teema, siis olenevalt kui vanad need lapsed, eks ole, on, siis see on nagu lastevaheline konflikt. Aga selle vastu kipuvad eksima ka kõige targemad ja intelligentsemad inimesed, sest kui inimesed on eriti sellises raskes olukorras emotsioonist nagu kaasa haaratud, siis ka, ütleme, kõige targemad inimesed võivad teha ja öelda asju, mida nad tegelikult ei taha ja mida nad hiljem võivad kahetseda.
aga et kuidas sõbrale selles mõttes toeks olla, et oli küsimus, et iga selline kriisis olevale inimesele ongi tegelikult kõige olulisem, et ta teab, et tal on see sõber olemas, sõber annab talle märku, et ma olen valmis kuulama, ma olen olemas, helista, mis iganes, mil moel nende see sõbrasuhe toimub ja et ta kuulab nii palju, kui ta jaksab, et miks ma ütlen ka kuulab nii palju, kui ta jaksab, et sellel on ka tegelikult ju piirid, et ei saa ka et kui inimene, ütleme, tammub mingis mõttes või on jäänud sellesse ühte emotsiooni kinni, siis see ühel hetkel võib muutuda ka väsitavaks natuke ka teisele. Et selles mõttes ennast ei saa ka nagu ära ohverdada, aga jah, ma arvan, et see ongi kõige olulisem, et oleks olemas toetav inimene. Et jah, kuidas teile tundub? No üks asi, mida mina kohe ütleks, on see, et väga oluline on lapse ja vanema vaheline kommunikatsioon, et kui laps tunnebki, et tema on selle lahkumineku põhjustaja, siis selles mõttes vanem peaks ju ka ikkagi jah, see olukord on raske nii vanema kui lapse jaoks, aga vanem peaks siiski märkama selles olukorras ka oma last. Ning kui ta näeb mingisugust asja, mis talle muret valmistab, siis andma märku, et ta on valmis lapse muresid kuulama. Ja. Ning selline peale lendamine, et mis sul nüüd viga on, et räägi, et ega see ei toimi. Ma võin seda omast kogemusest öelda, et pigem ongi see, et ollagi olemas, anda märku, et ma olen su jaoks olemas ja kui sa tahad rääkida, siis ma kuulan, aga kui sa ei taha rääkida, see on ka täiesti okei. Et Marietta, kas sa tahaks midagi öelda? Mina täiesti nõustun Miiaga, et okei, ma saan aru, et kui vanemad tülitsevad siis või lahutavad, siis okei, võib-olla neil ongi pead sassis ja neil ei olegi eriti lapseaegse aega ja nad üritavad iseendaga hakkama saada ja lihtsalt vahepeal võibki jääda laps unarusse, aga ikkagi ja ei märgata neid emotsioone, mis laps võib tunda, siis laps ise peabki ka vanemale ütlema, et kuule, et istume maha, räägime, mina tunnen niimoodi, kuidas sina tunned. Ja see just on hästi hea, et vahepeal ka lapsed, kui nad on piisavalt suured ja piisavalt vanad, et nad saavad tegelikult ise ka väljendada enda tundeid, kuigi teoorias see võiks loomulikult tulla vanema poolt, aga võib-olla kui vanem tõesti tollal hetkel ei tule toime, siis vähemalt üks asi, et laps saab ka ise öelda, mida ma tunnen või et ma olen häiritud või ma soovin rääkida. Ja muidugi siin mul korraks tekib ka see küsimus, et oleneb ka, kuidas see lahkuminek siin on selles mõttes olnud, et kas tundub, et see vist on olnud valuline, aga et kas on näiteks kuidagi omavahel kokku istutud, mingid kokkulepped tehtud või oli see täiesti niimoodi, et äkiline. Et sellest tulenevalt ka, mis ma enne viitasin, et kas laps või see, kes saatis või et kas ta on selle loo ise oma peas loonud, et tema on selleks põhjuseks või on tõesti olnud, et see on väga raske lahkuminek olnud ja pole omavahel räägitud või lihtsalt see on tema valu tegelikult võib-olla, mis teistele edasi kandub. Et võib-olla see sõber, kes kirjutab, ei tea täit tõde, et võib-olla nad istusid oma vahel, olid koos, võib-olla rääkisid läbi, aga et lihtsalt sõber on veel nii emotsiooni sees, mis on täiesti okei selles olukorras. Et see on okei, et selline asi ongi väga valus kõikidele. Ja üks asi, mida ma tahaks veel lisada, et ma tean nii-öelda oma kogemusest jällegi, et iga vanema ja lapse vahel ei olegi seda head kommunikatsiooni ja siinkohal ma tahaks panna kõikidele lapsevanematele ja ka lastele südamele, et proovige leida see hea kommunikatsioon, sellepärast et see loob ka üli usaldusliku suhte ning see on täpselt see, mida laps tegelikult igas olukorras vajab, mitte ainult keerulisemates olukordades. Et ta julgeb tulla oma vanema juurde ja vanem julgeb tulla oma lapse juurde kas või mingi hea uudisega, mingi väga ägeda uudisega ning ja ta teabki, et
vanemal ei ole sellest täiesti suva ja jah, et see hea kommunikatsioon loob ka väga usaldusliku suhte ning see on ka väga oluline. Ja muidugi siinkohal tekibki see küsimus, et kuidas seda head kommunikatsiooni luua, eks ole, et kommunikatsioon on hästi oluline, aga sageli ütleme nii, et kui neid küsimusi juba vaadates ka tulebki tegelikult väga palju välja, et seda, et mis võib üleüldiseks üheks probleemiks olla see, et ka vanematel puudub või nad ei oska, et neil puudub see oskus, et seda saab kindlasti kuidagi saab aretada, et me ei pea seda hetkel lahkama hakkama, aga et mõned ei oskagi oma lapsega kontakti võtta või ei oskagi suhelda, et see on see sotsiaalse oskuse pool, mis ilmselt ma arvan ka väga laiemalt meie siin ühiskonnas on nagu teema, et kuidas suhelda, kuidas oma tundeid väljendada, kuidas konfliktis toime tulla ja nii edasi, et ja ma olen täiesti nõus ja ma arvan, et selles osas me võiks täitsa eraldi episoodi teha, et kuidas leida see hea kommunikatsioon. Aga kas meil on midagi selle küsimusele veel lisada? Ja ma arvan, et kõige olulisem mõte lihtsalt on see, et tegelikult ongi, et iga kriisis inimene vajab lihtsalt, et tal oleks üks hea toetav, usaldusväärne siinkohal vist sõber olemas, et ta teab, et uks on avatud, ta saab minna, ta saab rääkida ja tegelikult tihtipeale raskes olukorras me ei tahagi, et keegi hakkaks ütlema meile, et mida teha või kuidas teha, et sageli sajab just nagu vaja marru ja et üldse inimene lükatakse eemale. Ja kui ta ühel hetkel on nagu valmis ise edasi liikuma või on sellest emotsioonist nagu välja tulnud või kuskil juba järgmisesse tasemel, et siis tegelikult sellest saab ju nagu aru, et kus saabki võib-olla hakata seda olukorda ratsionaliseerima, et mis on tegelikult fakt ja mis on tegelikult minu enda võib-olla peas emotsionaalselt loodud lugu, Ja kõige olulisem ongi see, et mitte oma nõuannetega peale lennata, vaid lihtsalt anda märku, ma olen olemas ja kui sul on mure, tule ja räägi. Just. Ja võib-olla vahepeal ise ka ikka välja nagu kutsuda, et ütleme, me ei tea seda olukorda siin, et võib-olla ta on täitsa kodus seal oma ette, et ikka helistada või kirjutada, et kuule, et lähme jalutama või lähme rattaga sõitma või jäätis sööma või mida iganes, on ju. Aga kas liigume järgmise küsimuse juurde? No Marietta, vali sealt mõni. No lähme siis järjest äkki või? No teeme nii. Järgmine küsimus siis. Laps läheb justkui pooleks ja peab taidlema oma kottidega seal vahepeal. Mina kohe kommenteeriksin. Minul ei ole siukest situatsiooni olnud, et kus ma pean käima ühest vanema juurest teise juurde, aga mul on sõpru, keda ma näen, et nad peavad ema juurest isa juurde, minema isa juurest ema juurde ja ma näen, kui väsitav see tegelikult lapse jaoks on ja eriti veel, kui üks vanem ütleb teise vanema kohta näiteks, et ta on nii halb, et ära sina mine sinna ja kui sa näiteks lähed sinna, siis sa oled halb laps ja ma ei taha sinuga suhelda. See paraku on see, et see on jälle taaskord ma lihtsalt normaliseerin neid olukordi, et elus on väga raskeid olukordi ja see on väga raske olukord, ütleme, et kui siin on mingi kärgpere vorm, on ju, et seal on veel uued elukaaslased ja asjad, aga muidugi on katsetatud ka seda varianti, võib-olla olete kuulnud, et ka vanemad vahetavad kodusid, aga see vist ei ole veel nii, ma ei tea, pole veel kursis, kui hästi see on levima hakanud, et vahepeal tundus, et see toimib päris hästi ka, aga seal tekivad ka uued nüansid, et kui vanematel tekivad uued elukaaslased, et kus need siis pannakse, et jah, natuke nalja ka siia, nii-öelda läbi musta huumori, aga et siin selles mõttes lahendust on ilmselt nagu raske nagu leida, et muidugi kõige lihtsam on öelduna ju vahepeal tegelikult laps saab ju väljendada tõesti, et ta ei jõua võib-olla nii tihti või sagedasti käia, aga siin sõltub tõesti väga palju, et millised on nende omavahelised suhted vanematel. Kuigi kõige kuldsem nagu selline reegel või tegelikult asjaolu, mis juba enne sai mainitud, et ongi, et tegelikult kui vanemad on lahku läinud, siis vanemate tülid, vanemate suhe on vanemate suhe. Mitte eluilmaski tegelikult ei tohiks nad kaasata last veel vähem, laps mingi vahendajaks või et tõesti, et siis tegelikult mõlemad vanemad ju tahavad ilmselgelt oma lapsele tegelikult ju head. Seda on vahepeal raske meeles pidada ja mingites olukordades kipubki täiesti nagu ära ununema, aga kui me siin räägime niimoodi
siis see oleks oluline nagu välja tuua ja et ükski tüli ei tohiks edasi kanduda, ükski tüli ei tohiks nii-öelda lapse peale kanduda, et arvestades kõike, mis toimub, siis ta oleks sellest nii-öelda nagu puhas. Aga seda on jah, teatavasti väga raske, et teostada, et lihtsalt tahaks soovitada öelda, et kui vähegi nagu perel ressurssi on või nagu ma mõtlen vanematel jõudu või tahtmist või siin on ka rahalised ressursid või oskused, teadmised, et kuidagi üritada neid konflikte lahendada kas või ma ei tea, mingi professionaali abiga või pereteraapia abiga, et kui me niimoodi räägime, et mis võimalused on, sest tegelikult kõige olulisem on laps selle juures ju ja kõige rohkem tegelikult mõjutatud on laste omavahelisest tülitsemisest laps. Et vanemad arvavad sageli, et laps ei tea või laps ei kuule, ta teab, ta näeb, et lapsed, noored tajuvad, kõik oleme olnud selles vanuses ja te olete ka, me tajume tegelikult palju rohkem, kui vanemad arvavad. Et see oleks kõige olulisem, et vanemate ja laste suhted on eraldi ja lapsele on oluline tegelikult kontakti säilitada mõlema vanemaga, et tal on vaja seda mõlemat vanemat ja et kui just ei ole tõesti tegemist mingisuguse väga, ütleme, toksilise või väga raske suhtega, on ju, aga mõelda selle peale, et mis see lõppeesmärk on. Lõppeesmärk on lapse heaolu, see, et lapsel oleksid mõlemad vanemad, et tal läheks hästi. Et paraku seda jah ei võta, et siis ma arvan, ei saagi hakata mõtlema selle peale, et kuidas laps nii-öelda vähem seal nende kahe kodu vahel taidleks, kui lapsevanemad tegelikult ei saa iseenda suhteid nagu korda, et lapsele see igal juhul ongi raske, ma ei kujuta isegi ette, et ma peaks iga nädal või 2 nädala tagant pakkima oma kotid, vaatama, et mul on kõik õiged õpikud, töövihikud kaasas ja veel enam, et kui ma olen näinud ka olukordi, kus ongi, et laps unustab matemaatika töövihiku teise vanema kätte, suhtlus on nii halb, et teine vanem ei ole nõus seda ära tooma, samal ajal koolis on seda vaja, siis tekivad koolis mahajäämised, et kas see kõik on nagu väärt seda, et lihtsalt see, et endal on nagu nii valus võib-olla sellest lahkuminekust ja et see viha on nii suur see teise vanema vastu, et tegelikult need vanemad võivad nii tõmmata oma lapse lihtsalt kaasa sellesse, et seda on hästi kerge nagu rääkida, aga samas siin ei saa mitte midagi muud teha, aga kuidagi tuleb see viha ja see mitte alla suruda, vaid see ära lahustada, sellega tegeleda. Ja mul tuli nii palju mõtteid nüüd, mida ma ise tahaks lisada. Esimene asi on see, et ka mina olen terve elu nii-öelda taielnud seal vahepeal oma suurte kottidega ja kompsudega. Ja ega mõnda aega oli mu elus periood, kus mu isa töötas niimoodi, et 3 päeva kodus, 3 päeva tööl ja siis oligi niimoodi, et kord emaga, kord isaga. Ja ega ma nagu suurt sellest ei mäleta, ma mäletan seda, et seal vahepeal ma olin ja siis olin ühes kohas ja teises kohas ja jälle ühes kohas ja jälle teises kohas. Teine asi on see, et jah, suhtlus mõlema vanemaga on oluline ja siinkohal ongi täpselt see, et mida Marietta ka enne tõi välja, et vanemad hakkavad tihtipeale, et üks vanem hakkab lapsele teisest vanemast mingisugust jama ajama. Minul on ka täpselt selline olukord olnud, kus üks vanem räägib teisest vanemast, et tema on nii paha, tema on nii halb, aga siinkohal oligi minul see, et ma ju nägin, et teine vanem ei ole halb, et see ongi nagu see, et mingi perioodini on vaja, et tõesti lapsel ongi suhtlus mõlema vanemaga, et ta näeb ju ise, kuidas see vanem käitub, kas ta on tõesti nii halb, on ju. Ja siin nagu ei tohigi vanemad manipuleerida kuidagi selle lapse arvamusega, et kas see vanem on tõesti siis nii halb, on ju, et siin ongi nagu oluline see, et laps peab ikkagi ise nägema ja aru saama, kes siis nii-öelda on halb ja kes mitte ja ilmselt paljudes olukordades kumbki vanem ei ole see halb pool, vaid lihtsalt teine vanem on saanud haiget ja sellepärast ta niimoodi räägib. Lihtsalt vaherepliik, et see on nagu teise vanema mustamine on täiesti nagu no-go, nagu absoluutselt mitte, et ükskõik mis olukord on, iial ei tohi oma lapse ees teist vanemat mustata. Ja. Mina kommenteerin ja mitte sinu olukorda, aga näiteks ma saan aru, et kui laps on nagu juba teismeline ja näeb maailma enda pilguga ja näeb oma vanemate käitumist, aga samas see
4-5-aastane laps ei pruugi sellest aru saada ja ta võibki uskuda üht vanemat. Et kui sa ütled sellele 4-5-aastasele lapse, et ta on halb, siis ta võibki seda uskuma jääda. Ja siinkohal ongi see oluline. Oleneb vanusest. Ja, et ma tahtsingi tegelikult selleni jõuda, et kuni mingi vanuseni on, mina olen olnud selles olukorras, kus kuni mingi vanuseni otsustasidki vanemad, et millal ma olen ema juures ja millal ma olen isa juures, aga mingist hetkest ma juba otsustasin ise, et kus ma siis olla tahan, siis ühe vanema arvates ma olin muidugi mingil hetkel, et üldse kodus ei taha olla, et sul on seal teises kohas palju parem, et jää siis sinna, kui sa minuga olla ei taha. Et see tekitab ju tegelikult lapses selle segaduse tunde ja siis ta ei oskagi, ta ei tahagi selle vanema poole enam pöörduda, kes on talle jätnud tunde, et kui ta teeb üht, siis ta on selle vanema jaoks halb inimene. Et see on jah see, mida nagu ei tohiks teha, et öelda, et see vanem on halb, sa ei tohi temaga suhelda või see enam minu laps ei ole, vaata. Ja just see, nagu sa tõidki välja enda kogemuse põhjal, et laps tajubki seda, et see hakkab tegelikult õõnestama selle sama vanema nagu enda sellist võib-olla autoriteeti ja seda, just seda usalduse poolt ka. Aga miks nagu välja tuua ka selle, et miks ei ole hea teist lapsevanemat mustata, on tegelikult ka see, et see võib kujundada selles lapses, noores, et ütleme, kui tema tuleviku suhteid läbi selle, et kui tema hakkab endale nagu paarilist valima ja ütleme, et näiteks kui on poiss ja näiteks ema on kogu aeg mustanud isa või ütleme, isa mustab kogu aeg ema, siis kui see poiss hakkab endale tulevikus, ütleme, et ta valib kaaslaseks naise, eks ole, naissoost, siis lihtsalt see võib hakata kujundama seda poolt, et need naised on nagunii sellised, need naised on nagunii sellised ja tüdrukud täpselt samamoodi, et ma ei saa võib-olla mehi usaldada, mu ema on kogu aeg öelnud, et isa on selline, et sellepärast on see ka hästi oluline, et isegi kui endal on nii jube suur valu ja sellel valul igati emotsioonil on põhjust olemas, siis mitte seda edasi kanda, sest see mõjutab tegelikult lapse tuleviku valikuid, ütleme, suhete ja pere loomise küsimustes. Ja siin ongi täpselt see, et kui ema sisendab lapsele kogu aeg, et sinu isa oli nii halb inimene, et kõik, siis see tekitab selles, näiteks ongi tütar, siis see tekitabki sellest tütrest tunde, et kõik mehed, nagu me oleme väga paljud kõik kuulnud seda lauset, et kõik mehed on pahad ja kõik mehed on sead ja nii edasi, siis see tekitabki ja see tekitabki ühiskonnas selle hoiaku väga paljudes naistes võib-olla, et kõik mehed on halvad sellepärast, et nende emad on või eelnev naisliin perekonnas on kogenud midagi, mis tekitab olukorra, et mehed on kõik halvad. Muidugi selle küsimuse puhul mõtlen, et huvitav, kas selle küsimuse esitab ise see laps või nooruk, kes peab vahetama kodusid, see pole isegi tähtis, aga et lihtsalt just selles olukorras, et kas see küsimuse esitaja, kui ta on ise selles või kui ta näeb seda olukorda kõrvalt, siis on jälle see, et ma eeldan, et ta on keegi lähedane või võib-olla sõber või keegi, et siis on ka see, et vahepeal meile võib tunduda need kõrvalt nägevad olukorrad ikkagi kuidagi nagu hirmsamad või raskemad, kui see on, loomulikult seda on nagu raske pealt vaadata, aga et lihtsalt võib-olla, et kui ta on keegi sõber või lähedane, et siis ei tasu jälle nagu suurendada seda emotsiooni, et oi, sul on ikka nii jube raske, oi, ma tunnen sulle ikka nii südamest kaasa, on ja võib-olla tegelikult, muidugi on vahepeal raske, võib-olla ta nägi lihtsalt pühapäeva õhtul, kui ta jõudis oma kottidega sinna, unustas midagi maha, aga tegelikult võib-olla need toimib, on ju, et mitte ma tahaks öelda, et see olukord on nüüd täiesti okei ja korras, aga et lihtsalt me vahepeal kipume nagu enda olukordi üle kandma sinna teistesse olukordadesse, et mul oli ju nii raske, et neil on ka kindlasti väga raske. Et siis see suurendab seda emotsiooni võib-olla tal veel, aga võib-olla neil on täitsa nagu toimib see enam-vähem, lihtsalt täna oli väga raske õhtu, on ju. Jaa, et selle küsimuse arutamine on meil päris pikaks läinud, et võib-olla üks asi, mida ma tooksingi välja, on see, et kui sa oled inimene, kes näeb seda olukorda kõrvalt, siis võib-olla anda sellele inimesele märku, et kui see talle ei sobi see olukord, et kui ta ei ole sellega rahul, siis võib-olla ta peaks oma vanematega maha istuma kuidagi moodi ja saama need vanemad omavahel rääkima, et laps ei peaks nagu
et lapsel oleks sõnaõigus, sest siin on ära toodud ka selle inimese vanus, kes on selle siis küsinud, et sellises vanuses peaks tegelikult olema ka lapsel juba mingi sõnaõigus, et kus ta olla tahab, millal ta olla tahab, et jah, vanemad ilmselt peavad ka midagi siin selles mõttes nagu natuke sekkuma, aga et suurem sõnaõigus võiks sellises vanuses olla juba pigem lapsel, et jah. Jah, siin on ka see, et kui vahepeal mingis küsimuses on, et kas ma võin öelda, kas ma saan öelda, et alati, kui inimene saab rääkida ja oma arvamust väljendada, tegelikult võiks ja peakski seda ju tegema, ei tahaks isegi tingivas kõneviisis kasutada. Ja kui seda ei saa teha, mis on ka sage, siis võib-olla mõelda, et kas on mingeid variante veel ja kas see variant võib olla kas või siis, ma ei tea, kirjalikul teel, mitte, et ma nüüd soovitaks kohe Messengeri kirjutama hakata, aga et võib-olla annab kas või e-mailina, et natukene mingit distantsi tekitada, et Messengeris võib vahepeal olla, et keegi avab ja läheb halvasti ja nii edasi. Või kas või paberi peal jätta, ma ei tea, köögilaua peale või panna kuskile sahtlisse või et kui tunned oma vanemat, et kus teisel poolel on ka aega lugeda ja mõelda ja võib-olla kui ta ei vastagi, see on ka eraldi teema, aga et ta saab teada vähemalt. Ja tihtipeale on see, et kui peres juba on sellised keerulised olukorrad, et vanemad ei suuda omavahel suhteid hoida sellisena nii-öelda neutraalsena, siis võib ka olla olukord, kus vanem ei suuda ka teiste inimestega suheldes olla nii-öelda emotsionaalselt tasakaalukas, et tihtipeale võib-olla ongi see kirjalikult natuke lihtsam, et ei tule seda emotsiooni sinna mängu, et mis mõttes sa tuleb mind nüüd süüdistama, et mina olen nagu halb lapsevanem või. Et võib-olla ongi see, et laps annab võib-olla kirja teel märku ja ta saab oma sõnu paremini või kuidagi, saabki paremini oma sõnu seada, et mul on selline mure, et kas sa palun aitaksid mind selle murega kuidagi. Et kui sa lähed võib-olla suuliselt rääkima, siis võib sealt mingisugune emotsioonide laviin esimese asjana tulla ja siis on nagu jälle see suhtlus kuidagi halvemaks keritud. Ja, et lihvida seda kirja, et äkki küsida nõu kellegilt, et kuidas oma arvamust neutraalselt väljendada, tunnete vabalt. Et jah, meie vist selline kokkuvõtlik siukene teema oleks siis, et lause oleks, et siis kommunikatsioon on vanemate ja lapse vahel kõige olulisem. Ja eraldi, vanemate tülid on vanemate tülid ja laste tülid on laste tülid. Ja, et laps ei tohiks olla see nii-öelda tagasitegemise vahend, et kui kunagi on see laps saadud, siis see tähendab seda, et see ei ole nagu, laps ei tohi ju selles mõttes nagu saada mingisuguse, kättemaksurelvana, et mulle meeldis, kuidas mulle kunagi pereterapeut ütles, et sellel hetkel, kui seda last tehti, siis sellel hetkel oli mingisugune tunne seal olemas, nii et sellel hetkel nad vähemalt tahtsid. Ja, et kui see laps on tulnud armastusest, siis sellel hetkel. Et kui see laps on tulnud armastusest, siis öeldakse küll, et armastusest vihkamisena on ainult üks samm, aga me lähme siin juba väga filosoofiliseks, aga kui sa kunagi oled seda inimest armastanud, siis palun normaliseerime selle, et see laps ei ole vahend, et sellele inimesele tagasi teha ja tagasi tegemine ei ole üldse mingisugune lahendus, et pigem tegeleda oma valu ja oma nii-öelda vihaga, aga teeme nii, et iga inimene saab oma karma ühel hetkel ise kätte, et seda ei pea ise nagu juurde hakkama tekitama. Aga meil on see siin veninud päris pikaks. 2 küsimust jõudsime ära lahata, lootsime, et äkki jõuame täna isegi 4, aga ma arvan, et siinkohal me täna lõpetaksime ning ei ole muret vaja tekitada, meil on veel küsimusi, nii et me tuleme ja lobiseme kunagi veel edasi. Just, mina tahan tänada Kellit, et ta täna meiega tuli siia podcasti jutustama ja minul oli väga tore ja ma sain väga palju uusi teadmisi.
ja minul oli ka väga tore, sest see on üleüldse minu väga meelis teema, millest rääkida ja kui ma saan seda teha nii-öelda kohustuslikus vormis koolitöö raames, siis mis saaks veel parem olla, kui sa saad teha koolis midagi, mis sulle täiega meeldib. Kerli, kas sa tahaksid veel midagi lisada? Ei, väga äge, mulle ka meeldib, ma olin väga vaimustunud sellest ideest alguses ja nüüd tundub, et me kanname kindlalt selle lõpuni välja või teie kannate. Jaa, nii et jääme järgmist episoodi ootama. Jääme järgmist episoodi ootama ja siis on ka väike üleskutse. Me paneme podcasti siis alla kuskile descriptionisse või selgitusse siis ühe küsitluse, kust me siis ootaksime võib-olla inimeste tagasisidet, kes on siis seda podcasti kuulanud, et mis muljeid jättis, kas on kuidagi abiks olnud või kas sa arvad, et see võib tulevikus abiks olla. Ja lisaks jätame lingi ka selle küsimustikuga, kuhu siis saab oma küsimused teele panna, sest ma arvan, et kõik inimesed seda küsitlust veel näinud ei ole, eriti kui sa oled inimene, kes ei teadnud üldse, millega siin üldse hetkel tegu on. Nii et peatse kohtumiseni siis.